ja läks. Tere õhtust, lapsed. Täna on selline teema siis. Sirge võrrandi üldkuju. No sa oled mingil määral lapsepõlves seda teinud juba, aga sellisel kujul mitte. No lapsepõlves sa tead seda vist äkki. Et see on siuke tuttav. Jah. Jah, noh seda kasutab ka, aga praegu me vaatame sirget sellisel üldkujul, mis näeb välja selline. Selline. Põhimõtteliselt sama asi, mis see eelmine. No seda saab viia sellele kujule. Noh, siin viid need AX-i viid teisele poole ja C viid teisele poole ja jagad B-ga läbi. Siis saad sama asja, mis siin. Natuke pead tundmatuid muutma. No me saame vaadata, kuidas see töötab, see asi. Nii, aga ühesõnaga see, miks see tore on selle pärast, et siit näe, siin on X ees on üks tore arv A. Y ees on tore arv B. Need on ühe vektori koordinaadid. Selle vektori nimi on normaalvektor. Ehk see on siis vektor, mis on antud sirgega risti. Et kui sa mäletad, et meil oli siin sihivektor. Sihivektor asus, see on sirge S, eks näiteks. Asus siin sirge peal. Sihivektor AB antud juhul. Sordub siis see S-vektor. Siis normaalvektor on selline, mis on risti. Ta on risti, jah. Ehk seda vektoriga, mis sa just enne mõtlesid. Jah, risti selle sihivektoriga S ja siis ristiga selle sirgega. Okay. Nii, okk või? Ongi kõik, ongi kogu teooria. Tehtud. Tõtt ära, jah. Nii, nüüd vaatame siis ülesannet. Siit sa saad... Annangi siit, ega midagi teha ei ole. Ei hakka keeruliseks elu tegema. Oota, mis see Küsi. N oli? N, selle nimi või? Jah. Me ütleme selle kohta, et see on normaalvektor. Okay. Mõtlesengi järgmis üles on see normaalvektor. Jep. Normaalvektor on see mõiste, jah. See on normaalvektor, mis on risti sirgega ja siis S oli sihivektor. Jah. Sihivektor. Nii, ja siis, no see on kogu teooria nüüd. Ja nüüd ülesanne on 368. Nii. Siin on nüüd antud üks punktike. Üks punktike ja normaalvektor. Selge, ja siis toitu tubli. Kus ma olen? Me oleme maitatunnis praegu. Nii. Okei. Kuidas ma siit siis sirge võrrandi kätte saan nüüd? Et. Punkt on olemas. Jah. Liidad või ai, normaal või A. Kas paned need N-i numbrid lihtsalt X-i ja Y ette? Ei või? Just nii. On. Nii on, jah. Ja kust ma selle vaba liikme saan? Selle C? A4 või? A see koordinaat 4. Jah. AY koordinaat. Ei või? Ma ei, kes teab. Okei, esimene oli ok, et me paneme selle A on siis 4x, jah. Miinus 3y-t. Miks see Õnneks.
pluss C võrdub 0. kus on, no, On või? jah. Nii, ja nüüd kokku peab 0 tulema, eks. Punkti A koordinaadid ma võin panna kuhu? Ma võin panna siia. Eks? Ja see, mis arv siit iganes tuleb, see peab olema selle vastandarv. Sest see peab kokku 0 tulema, noh, tähendab seda, et näiteks 4 korda 8 miinus 3 korda 4 pluss C peab tulema 0. No leian C siis. Ehk võtan siit see 4 korda 8 miinus 3 korda 4, palju see on? See on... 32. 20. Kokku on 20, eks see. See on kokku... Mis sa kurat? On vist või? No peaks küll olema. Viid üle, siis ta on... Miinus 20. Miinus 20. 32 miinus 12. No, Ja. Ma teeme kirjalikult. Tuli. Nii, C miinus 20, ehk siis see sirge võrrand on vastus siis, jah. On 4x miinus 3y miinus 20 võrdub 0. Nii lihtne ongi. Ongi kõik. Aga nüüd ainult asi, et siit ma tahan nüüd, et sa saaksid viiksid ta sellel kujul nagu lapsepõlves oli see. Kuidas sa seda teed veel? Kõigepealt viin Y teisele poole või viin teisele poole. Teised viid teisele poole, just jah. Jah. Miinus 3 Y-it jääb siia. Siis tuleb miinus 4x pluss 20 ja siis jagan miinus 3-ga läbi. Saan, et Y on 4/3 x miinus 20/3. See on siis lõppvastus. Ja kui ma tahan seda koordinaat tasandile panna, siis ma teen jälle tabeli. Nüüd on jah, seal on vaja teha joonis ka, eks jah? Nii, nüüd siis teed tabeli ka. See ei pea mingi suur olema. Ei. Nüüd arvutamiseks, kas sa kasutad arvutamiseks neid murderõvedaid või seda valemit siin? See on neid murde, jah. Kuidas soovid, kui oled murrumees, siis on murrud. Murrud võin jagada ka ja siis korrutada x-iga. Aga no lõppkokkuvõttes tuleb just, oleneb, kuidas sa valid nüüd seda x-i. Näiteks x on hea valida, mis arvu võiks valida x-i? 1, 2. 0 näiteks. No okei, 0. Kui x on 0, mis y tuleb siis? 0. Nei. Ei või? Nei. Miinus 23. Jah. No ei oleks, mida oleks veel hea valida? Mingi 1 äkki. No paneme 1. Kus ma sain selle miinus 20/3? See Y-kes selles. Jah. X kadus ära. Lapsepõlve sellest. 0 panid siia. Ja siis sain. Ja nüüd panen sinna samma siia. See on 16/3. Sinna paned 1, jah? Kokku. 4/3 miinus 20/3 on miinus 16/3. Nii, kui palju need arvud ligikaudu on? No, et saaksime tasandile neid panna. See 0 on miinus 6,67. 6,3. On miinus 6,7, jah? On või? Ja siis on miinus 5,4 või 34. 3. 5,3, jah.
Josh Jah. 5,3. Ei ümarda üles seda ju. See ei ole. Okei, siis teed joonise. No joonise puhul nüüd on -6,7 on peaaegu mul ei olegi, miks ma selle positiivse poole üldse tegin. Seda ei olegi siin Y-telel põhimõtteliselt. Siis teen selle lühemaks. Nii. No 0,1. Ehk siis no ma panen -7 siia. Teen pooleks -3,5. No ja üritan kuskile siia ligikaudu nüüd ära panna. Noh, close enough. Lepin läbi minema siit, aga noh, okei. Ja siis paned siia joone juurde selle nime, mis ta on. Kas need punktid peab nagu mille panema seda, ei tea. Mida? Nagu selle punktidele peab panema selle ma ei tea, ei midagi. Tähiseid mõtled või? Jah. Võid panna, kui tahad. No, et see on punkt A ja punkt B või? Võid panna küll, jah. Siis on selgem. Aga see on maitse asi. Jah. Koordinaadid on 0 ja 1, siis kuhu see punkt tuleb? Koordinaadid ei ole 0 ja 1. Vabandust. Öö on. Aga muidu kui oleks, siis kuhu ta tuleks, siis tuleks siia ülespoole. Jah. Siia kuskile. Ülespoole, eks? Aga siin punkti koordinaadid, jah, praegu see mõnikord läheb sassi küll, ülevalt alla pead lugema neid, jah. Et A koordinaadid on 0 ja -6,7. Aga on õige joonis või? On see tõusev sirge või? Jah. On õige või? Miks ta tõusev sirge on? Just, et X on positiivne. Sest X-i ees, jah, on positiivne arv. Just nii. Noh, ma ei tea, lebo või? Suut. Või noh, jah. Tahame veel ühe näite teha või? Ei tea, võib ju. Või noh. Ei pea, aga võib. Kus Gerda soovib, tema tahab kohe juurde teha neid. Tähendab, ikka. Ka ikka, jah. Mida siis veel? Okei, ma tõstan ümber neid veits. Mul pole lehtegi nii palju. Loll. Loll inimene. Okei. Tahtsid näha seda jama veel või? Ei tea, ei ole väga vähe. Kohutav vormistus, ma ei ära seda vormistust vaata. Nii, ma teen see üles siis. Läks nii seekord. Teeme selle teisega siis ära, mõtleme veel korra läbi selle asja. Nii, no iseenesest siin saab teha variatsioone veel. Sellest, mis me tegime, me saame ka, kas oskad N-i kaudu öelda mulle, milline peaks sihivektor olema? Ei. Miks? Ei. Ei no kuidagi ikka saab selles mõttes. Kuna nad on risti, eks, S ja N, siis nende skalaarkorrutis peab olema 0.
jah. Ehk siis ma saan valida nii, et kuidas ma teen ristuva, näiteks ma tahan n-iga ristuvat vektorit saada. Panen koordinaadid risti ära ja siis ühe pead panema negatiivseks. No see omab tähtsust ka millisele. Vahet ei ole, kumma paned, siis see muudab lihtsalt seda, et mis pidi S on, kas ta on ühele poole või teisele poole. Aga ta on ikka risti. Noh, kui ma panen siia, et siin on pluss, panen siia miinus, nüüd on ikka on risti. Vahetan ära, ikka on risti. Et sellisel moel saaksid sa sihivektori abil ka selle sirgevõrrandi kätte. Aga miks teha nii, kui saab lihtsamalt? Te nägite kohe seda lihtsamat varianti, siis teeme seda lihtsamalt. Et kirjutad selle üldise võrrandi välja. Paned siia need n-i koordinaadid kordajateks ja siis leiad A abil C, jah? Oot, samas mingit tähtsust ka, kumb pidi ma panen nüüd A koordinaadiga. No esimene on A, see läheb siia X-i kohale. X-i juurde ja see läheb Y-i juurde. Oota, miks me nüüd need paneme? Enne panime ka. Ei. Joo. Ei. Näe, 4 läks siia X-i ette. -3 läks No, läks jah. Y ette. Jah. Siin seda punkti A koordinaate ma näitasin lihtsalt enne teha see X ja Y asemel. Jah. See oli see värk. See oli see, mis nüüd tuleb. Jah? Just nii. Ei no ikka läheb sassi vahepeal ju, mis siin on. Täpselt. Nii, nüüd X ja Y asemele panen siis vastavalt 2 ja -4. Pluss C võrdub 0. Mis ta on siis 3 - 8? -5. C on siis 5 või? Jah. Nii, ja siis saan sellise võrrandi. Mis ma nüüd tegin? Nii. Ehk siis kui mäletad selle lapsepõlve valem, see Y võrdub 2X pluss B, siis seal B näitas seda, et kus kohas ta lõikab Y telge, oli nii, eks? Aga siin nüüd see vaba liige seda ei näita praegu. Hakkab näitama siis, kui sa Y avaldad. No nagu siin, eelmises ülesandes, et ta läbib, meil alguses tuli, et C on 20, eks? -20, aga ta ei läbi Y telje peal -20, vaid ta läbib Y telje peal -20 kolmandikku. Et seda nüüd sassi ei hakka ajama. Kindlasti ei tahad ajada, aga ära aja. Nii, siit siis no see oli üks osa vastusest, eks, ja siis tahtsime, et Y-ki ka veel kätte saada igaks juhuks. Kui see on üks vastusest, kas siis peab kohe panema nagu vastus ette või? Et kas pärast seda, kui sa nii-öelda teed see lihtsamaks, kas siis ei pane siit, et tahad see on vastus? Võib. Ilmast küsin. Võib. See on isegi loogilisem ju. Teen siin ka. On normaalne, et vastus on siin hoopis ju. Vist küll. Okei. Teeme siin ka nii. 2 jagamist, või seda jagamist, mis enne ei näidanud ja näitasin. Okei. Nii, ehk siis lõppvastus ongi nagu see lapsepõlve mälestus. Antud juhul jah. Aga mitte kogu aeg siis? Või? Mitte kogu aeg, aga siin ongi see lugu, et kui joonestada pole vaja, eks iseenesest, noh, siis võib ta jääda sellisel kujule ka. No tegelikult saab sellisel kujul ka joonestada, ei ole vahet, eks, aga lihtsalt meil on, noh, sa oled harjunud nii-öelda selle lapsepõlve kujuga teda joonestama. Okay. Et sellepärast viime ta kogu aeg sinna kuju, noh, siis ei lähe meelest ära ka, et kuidas see asi käis. No tegelikult läheb ikka pärast suve, aga mis siis ikka? Pihta.
kas tuleb suur paanika, kui ma kirjutan siia 3/4 või? ma ei usu väga. Kus ma sain see 3/4? See on see 10 murdu tekib harilikuks muruks. Juh. Aga Või ei või? 1,5 on 3/2 ju. Ja selle jagasid 2-ga, siis 2 muutus 4-ks. aga võib normaalseks ka jätta selle aga. Mis tähendab siis -0,75 või? jah. Võib. Panen siia mõlemad variandid, et siis sa näed, et mõlemad sobivad. Paned, kuidas tahad siis. Aga siis peavad mõlemad olema. Jah. Et eelmisel me ei saanud kasutada 10 murde, miks? Vastuses. Siis need olid lõpmatud 10. perioodilised. Perioodilisi tähendab, nad jäävad korduma komakohad, aga siin ei jää, siis võib. No tegelikult jääb ka, mis asi siin korduma jääb? Pärast 5, mis siin kordub? 0 või? Nullid, jah. Nullid on perioodis. Siin. Okei, see on voodoo juba, sellega ei tegele praegu. Nii, see jääb vastuseks siis. Nii, siis pidid joonestama. Ma panen 0 ja 1 siis või? Matile. No nüüd läheb keeruliseks juba. -3,25 või? Jah, ja tööd, lapsed. Ma olen kindel, et siin praegu vähemalt 3 inimest on voodis. On mul õigus või? ei. mina ei ole üks 3. Kersse. Ma tean, et Grete on. Seda ma tean. Aga Sofia ja Tähte. Mina olen küll, jah. Nii, Maik. Maikule. Kus sa asud Maik praegu? on ka siin. Ma kõnnin koju. Joosep, et sa teaksid. Ma praegu tõusin voodist püsti selleks, et öelda, et ma olin voodis. 3 inimest. 3 inimest. Bravo, Joosep, bravo. Ja, selgelt nägi ette. Lihtsalt, tulge küsige mult, ma vastan teile. Sa lihtsalt oled statistikas hea. Ei, tegelikult ei ole, ma lihtsalt arvasin. Nagu Ok. see on oletus. Jah, mängur. Ma ei tea, pigem mitte. Ükski vastus ei sobi. Okei. Mida? Seal surs. Ma katsun peas kaasa teha. Mida? Ma katsun peas kaasa teha. Õige. Mul paberit. Ja. Trenni tegid, Maik või? Ta oli Keilas. Kõike tegi, no Keilas võib ka trennida. No kurat, ma ei tea. No trenn oli ja siis tahtin, no jah, kõik. Mis trenn? Võrgus käisin ja siis mängisin kossu ja. Peti käis ka võrgus täna või? käisin küll, jah. Teate Ei ikka, olnud eriti terve tore. maailm kuuleb teie neid jutte pärast, teate seda jah? Olšuld. Suht pohhui tegelikult. Just ropendasid. Madis välja. Madis, saada mulle video, ma pliibin välja selle. Milleks? Ma Ma ei tea, välja see selle osa. juhtub üle, sorry. Vabandust kõigile nende ebasündse välja. Jah. Okei, lapsed. Teeme selle lõpu kähku ära nüüd, kas sa tahad küsida selle kohta midagi? Kusjuures ei tahagi, päris lihtne. Nii, siis kodune. Nüüd see üks ülesanne, millest teed pildi, teed ise ja teed pildi. Kodune on selline. Seesama 368. Võtame siit eilps lõpuni, jumal hoidku. Teed 5. näiteks. Ainult. Kait küll.
mis ajaks? 2 minuti pärast. Ai, kurat. ei, homse päeva jooksul. homse päeva jooksul pead selle 5. ära tegema. saadame stuudiumi või? Sinna terasse. Ok. tegid gruppi? Kas see on Tegin midagi sinna, tehtav jah. või? Ikka. Võime nagu... ma panen video kinni nüüd, oota.